Ahoi, on reede 23. august, kell näitab meil 11:52. Enamasti, kui mina satun ringi reisima ja teen selliseid reisivideosid, siis toimub see mootorrattaga. Aga seda korda on sootuks midagi täiesti uut. Ma olen hetkel Ruhnu saare peal ja tulnud siia purjepaadiga ja võtan osa koos hea sõber Ahtoga Ruhnu regatist. Küll aga esmalt, kui vaatame, mis siin Ruhnu peal ringi näha on, siis hüppame veel eilsesse päeva ja vaatame, kuidas me siia Ruhnu saare üldse jõudsime. Nimelt algas meie regatt pihta sellise öösõiduga, kus Saaremaalt Roomassaare sadamast hakkasime kell 10 õhtul alles tulema ja täiesti kottpimedas suure tuule ja suure lainega me siia Ruhnuga kohale saabusime. See oli omaette selline natukene ekstreemne ettevõtmine. Nüüd oleme eelmises päevas ja Saaremaal Roomassaare sadamas. Regatt algab nagu ikka kaptenite koosolekuga, kus räägitakse kõik vajalik läbi, et jõuaksime ilusasti Ruhnu kohale. Enne starti on meil vaja veel lahendada ka üks tehniline probleem. Nimelt ei tööta meie purjeka logi ehk seade, mis näitab sõidukiirust. Paadi põhja all on selline pisikene propeller ja ilmselt on sinna vetikad kinni jäänud. Tekkinud probleemi ei saa muud moodi lahendada, kui on vaja vette ronida ja need vetikad sealt ära tõmmata. Nii umbes kusagilt sealt peaks hakkama tulema. Näed, sain lahti. Oli jah natuke mingi krõbin siin, aga siin on ka mõned teokõrb, oota. Kell 22 antakse stardisignaal ja paneme kõik kambakesi Roomassaare sadamast Ruhnu poole ajama. Traditsioonidele truuks jäädes tuleb ka merejumalale ja vetevanale lonks kangemat anda. No vana, hoia meid. Selle reisil. Sellist pikka öösõitu ei ole me kumbki varem teinud. Endal on sees tunne ärev ja kuna meie purjepind on teistest selgelt väiksem, hakkavad konkurendid vaikselt eest ära vajuma. Õnneks öisel ajal on ikkagi kõik jahid tuledega valgustatud ja nii ei saa keegi väga ekslema minna. Kuna päev on olnud pikk, siis uni tahab vägisi silma ronida. Ilmselt on väljas nii pime, et mitte midagi suurt näha pole, aga suur töö on tehtud. Sel ajal, kui mina vahepeal proovisin natukene magada, siis kapten Ahto Nellis ikkagi on meid toonud Ruhnu äärde. Ma ei tea muidugi, kas on Ruhnu saar siin või? On ikka. On Ruhnu, jah. Et ei ole pool kogemata Kihtnu jõudnud. Aga natukene veel minna. 40 mintsa näitab praegu ja siis peaks hakkama kusagile sadama lähedale jõudma. Sõidame mööda piki Ruhnu saare kallast ja järgmisel hetkel kell 4:55 ehk 7 tundi peale starti olemegi sadamasse jõudnud. Kohale jõuame viimastena. Purjetajatele ette nähtud suppi on veel alles, aga kuna kõik kausid on juba otsa saanud, siis enam pikka pidu pole ja proovime mõneks tunniks magama keerata. No Ahto, kuidas mõne tunnine õhtu oli, said magada ka või? Jaa, ikka sai, aga mitte sõidu ajal. Aga kuigi käivad jutud, et ma vist olin sõidu ajal ka korraks silmaloo lasknud, et paat triivis oma pead. Aga see tuli sellest, et päev läks kole pikaks. Algas Kadiraadio hommikuprogrammiga kell 6. Me enda aja saime lukku 4:55. Panime kinni ja siis sõitsime sadamasse ka natukene aega veel. Nii et peaaegu tuli 24 tundi ära. Jah, Ahtole seda 24 tundi ilmselt päris kindlasti tuli. Aga nüüd ei ole midagi muud, kui hommiku kohvi hakkab siin käima kohe. Jaa, meil on mitmed erinevad valikud siin. Nagu näha, kann juba teeb oma tööd oma ajalt. See on selline efektiga. Vilega kann ja juba vilistabki. Ja siis meil on siin kapid on manti täis, mis me siin hakkame võtma. Siin on kurki ja siin on vorsti ja siin on sai ja juustu. Erinevat sorti. Ja siis on veel meil grillvorsti ka, aga seda me teeme täna ilmselt lõunaks koos kartulipudruga. Nii et väga rikkalik on see elu meil Ruhnus siin. Samal ajal, kui meie hakkame hommikus sööma, saabub sadamasse üks meeletu suur katamaraan. Omavahel naljatamis ütleme, et see on suur nagu terve Selver.
Küll aga on selle suure aluse kai äärde saamine üks paras pähkel. Muud kui proovitakse ja proovitakse, aga kuidagi ei taha õnnestuda. Ikka liigub laeva vöör valesti. Kokkuvas tehakse 4-5 katsetust, kuni lõpuks õnnestub. Asi on ka väikest aplausi väärt. Ma pean küll ütlema, et purjetajad on üks selline üsna vähese unega rahvas, kui siin 4-5 all hakati Ruhnu jõudma, siis purjekate kinnitamine kai äärde kõik selline asi, et siin kusagil kella 6 ajal vast saadi magama ja mul on tunne, et umbes kell 9 hommikul hakkas siin sadamas juba tasapisi selline elu käima. On jälle erinevad tuttavad omavahel kokku saanud, aetakse erinevate purjekate peal juttu ja nii edasi. Ahto praegu läks siin kusagile ringi rändama ja näitan teile korra, et tegelikult Ahto purjekas nimega Tüüruk on siis siin sadamas ka üks kõige väiksem purjekas üldse ja me elame tegelikult üsna sellistes kitsastes tingimustes. Kui siin natukene vaadata, siis ega siin tegelikult palju nagu ruumi ei ole, et siin diimani peal me hoiamegi enda nii-öelda modru. Praegu minu asjad on ka siin diimani peal, mis mul ongi kaasa võetud. Need tegelikult rändavad ka siit üle tee siis teise diimani peal ja see on siis minu nii-öelda siin magamisase. Ja Ahtol on oma selline kapteni kajut siin tagapool ja ega siin tegelikult muud suurt sellist eraldi ruumi polegi. Väikene pliit on mul olemas, kus siis hommikul lasime kohvivee soojaks ja siit tuleb ka selline kraanikauss välja. Kui siit see plaat ära võtta, siis siin all on kraanikauss. Siin on 2 kraani, on siis nii-öelda puhta veekraan ja siis on mereveekraan ja siin all on sellised pedaalid ja siit pumpad siis, kas pumpad omale merevett või pumpad omale puhast vett ja sellised nii-öelda elamistingimused meil ongi siin, et palju nagu ruumi pole, aga tegelikult kahekesi saab siin küll väga hästi hakkama ja magamisega ka, et kui vaadata seda diivani, siis tegelikult siit läheb täitsa taha välja pikalt niimoodi, et ma saan jalad päris korralikult sirgeks lükata, et mingisugust magamise mõttes nagu ruumipuudust ei ole ja ei ole selle üsna kitsa diivani nii-öelda laius siin ka muret teinud, et sai magada küll päris hästi. Võib-olla Ahtol on pikkuse poole pealt isegi voodi natuke lühem kui minul siin on. Ja selle purjeka peal sellist nii-öelda purjeka külge kinnitatud siis kaardiplotterit või merekaarti ei ole. Et kasutame tavalist tahvelarvutit ja siit Roomassaarest hakkame siis tulema, siin on merekaart peal, siin on kõik võimalikud merepoid olemas ja need pisikesed numbrid, mis siin on, need on siis sügavused, niimoodi tegelikult näeb tervet seda sügavuse teed, et teame kust nagu hoiduda ja kui siit kaart nüüd välja suumida, siis me hakkasime tulema siit Roomassaarest, eks ole, Abrukast mööda, siin läks laine suuremaks natukene ja siis parvetasime siit ja tulime siit nii-öelda paremalt poolt saart Naks sadamasse. Ja aega võttis see siis niimoodi, et kell 10 oli start Roomassaarest ja siis hommikul 4:55 saime siin oma aja nii-öelda kinni panna. Selline päris hea teekond. Aga muidugi positiivne oli see, et mingisugused paute ei pidanud tegema. Sai ilusti külg tuulega tulla, et kuidas nüüd pühapäeva hommikul kell 10 siit tagasi minek on, võt seda veel ei tea, et seda siis näeb pühapäeval. Ruhnus liikumiseks on transpordivõimalused päris head. Kohalikud inimesed sõidutavad väikese tasu eest meeleldi turiste ja nii satume meiegi kambakesi ühe kastika peale, mis viib meid niinimetatud Ruhnu kesklinna. Käime kohalikus poes shoppamas, kust leian omale järjekordse külmkapimagneti ja siis edasi liigume metsas asuvasse söögi ja joogi kohta nimega Kordan. Õhtuti toimuvad seal mõnusad peod ja Diskor mängib musa. Tegemist on tõeliselt ägeda paigaga. Ja eriti tasub välja tuua ka äärmiselt huvitavad WC-lahendused. Mis on väga sellised huvitavad. Üks on see, et saad minna ka puu taha, kui tahad. Teed ukse lahti ja saad minna nii-öelda puu taha. Või kui tuled ikkagi koos sõbraga ja mõlemat samal ajal tahate asjale minna, siin on ka selline lahendus olemas. Või siis
jah, no vaadake see. Et lähed vetsu ja saad kohe ka loodust nautida samal ajal. Ehk siis siin ei ole nagu seda tagumisseina, aga väga huvitavad lahendused. Kui päeval oli võrdlemisi tuulevaikne, siis öösel hakkab tuul taas tõusma. Olen juba voodis ja püüan filmilindile purjetajate elu öiseid hääli. Täna on laupäev, on 24. august, kell näitab meile 13.50 ja nüüd oleme koos kogu Ruhnu regati purjetajate seltskonnaga liikumas siis Ruhnus asuvasse Limo randa. Minu meelest see oli Limo ranna nimeline rand ja seal toimub täna siis selline võistlus, mismoodi see täpselt nägema välja hakkab, kas see on võistkondlik või kuidagi purjepaatide järgi meeskonnad mitte midagi ei tea. Nii palju ainult, et võistluse nimi on kõrvalhüppevõistlus ja mida see endast tähendab, selgub siis täpselt koha peal, aga natukene jalutamist sinna suunda nagu on. Muidugi! Ahto paneme kui kirja. Ahto, ta ise teab või? Ei tea veel. Kohe tuleb seal, okei. Kohe saab teada. Ja Siim paneme ka. Paneme. Ja Mari-Liis paneme ka. Paneme, aga ega väga hull ei ole. Mari-Liis, jah. Kriipsuga või ilma? Kriipsuga. See pikkus on siis üks kaika pikkus pluss väike kaigas. Ehk siis 1,5 kaigast on kokku see pikkus ja sellele siis mõõdetakse ja umbes käivad need asjad kõik. Koha peal selgub, et Limo rannas toimuval võistlusel on kokku 4 ala. Kõrvalehüpe, kivi südamelt ära, oota kaugus ja meeleheide. Ja nagu nägime, siis mõõdulindi asemel on kauguste mõõtmiseks kasutusel lihtsalt pikk kaigas ja lühike kaigas. Kes ikka millimeetrit taga ajada tahab? Nii, meil on suur mure on südamel, tuleb ära. Ja kellel makshaigi on, kes vasakukäärine teeb, siis niimoodi. Aga kivi südamelt ära, siit selle kaika tagasi viskame vast sinna poole, muidu keskib rahvas ette sinna all. Ja lihtsalt tõstad siis niimoodi hoppi. Niimoodi, jah. Olgu siis kõrvuti. Kõik südamelt ära. Laksutage. Väga raske laksutada. Eestlane ei saa nii tuim olla. Jalad palgi taga. Joo! Klaus. 0,5. Nii, seiske. Esimene on Maria. Tööd! Vai kuule! Täna laupäeva õhtul on tulemas ka autasustamine, eks me siis näeme, et millised tulemused on. Noh, ma esinesin üsna tagasihoidlikult, tahtsin lihtsalt teistele jätta siis ka selles mõttes nagu võimalus nendele karikaid võita. Sest mul kodus karikariiul on juba piisavalt suur, et ei ole vaja teiste eest auhindu ära võtta. See jutt praegu oli siis kõik natukene nagu jutumärkides ka, et ärge siis palun pahandage. Aga meie plaan praegu on selline, et kui kell näitab meile, vaatan 15 ja 47, siis lähme teeme väikese söögi ja siis lähme vaatame saare peal veel vaatamisväärsusi ka, teeme natukene pilti videot sinna juurde ja vaatame, mis me näeme.
pühendus meresõitjatele. Selline mälestusmärk. Et kui muidu on meil olnud selline mõnus sadamas purjeka peal nii-öelda tiksumine, siis on ka väga tuuline olnud, aga täna siin rannas, kus need võistlusmängud olid, siis oli küll igatahes väga palav. Me tegelikult homme pühapäeval, kui me peaks tagasi hakkama liikuma, siis õhutemperatuur peaks sinna vaata, et isegi ligi 30 kraadi peale jõudma. Eks me siis vaatame, kuidas see ka päriselt on. Aga iga päev on soojemaks küll läinud, küll aga mitte tuule vaiksemaks. Tuult on ikkagi väga palju. Et homme lubab isegi pühapäeval rohkem tuult kui täna laupäeval. Meil oli vahepeal mõte, et võib-olla isegi purjetame täna õhtul tagasi hoopis just sellepärast, et homme on väga tormine ilm tulemas, aga me ei ole veel nagu kindlat plaani paika pannud. Eks see mõne aja pärast selgub, vaatame, räägime autoga läbi veel. Vaatame, mis menüüs on. Täna meil on kiirmakaron. Turbonuudlid. Vanad head turbonuudlid. Anna see pakk. Riiva. Otse Poolast vist. See on siis juust ja peekon. Parim. See on vana Ruhnu retsept. Siin Ruhnus on eluaeg sükst hästi teid. Iseenesest on retsept lihtne. Kõik, mis siin karbi sees on või paki sees, paneb potti. Ja puru ka peale ja vett peale. Aga mida ma imestan valmis, et siin on kirjas peekon. Aga tegelikult ma ei näinud seda peekonit siin kuskil. See on tükeldatud väga peeneks, näeb välja nagu pulver. Aga see on peekon pealt näha ikka. Ja peekon on... Keeran ära, jah? See ei plapata. Ime hea söök on. Eriti konserv, mida meile naaber parve pealt anti. Oljakus küll on. Kus see tuli? Oli keegi sööma. Joo, see on väga tubli. Ja see on kahti. Sööme kõhud täis ja palume sadamakaptenilt küüti, kes viskab meid taas kesklinna. Plaan on minna vaatama kuulsat Ruhnu puukirikut ja mitte vähem kuulsat tuletorni. Ruhnu Püha Magdalena kirik ehk Ruhnu puukirik on kirik Ruhnu saarel. Kirik rajati 1643–44 aastal ja on vanim säilinud puithoone Eestis. Puukiriku kõrval asub 1912. aastal püstitatud kivihoones Ruhnu uus kirik. 2 kirikut ümbritseb Ruhnu kirikuaed. Stockholmi ajaloomuuseumis asub Ruhnu puukiriku klaasimaalid ehk rubiinide kogu. See on Eesti klaasikunsti ajaloo vanim ja kõige väärtuslikum kollektsioon, sisaldades 17. sajandi klaasimaali. Kui ruhlased 1944. aastal Rootsi põgenesid, võtsid nad klaasimaalid koos muu väärtusliku kirikuvaraga endaga kaasa. Jalutame siis sinna Kordoni poole, tahame Ruhnu suurt tuletorni minna, ilmselt saame sinna üles ka ronida. Aga vaatan, et keegi mees on tulnud siit hirmsa hooga, kukkunud ilmselt metsa vahel, nüüd on oma jalgrattapuu otsa ära kaotanud. Päris kõrgele. Eks siis näha saab, kuidas ta sealt selle ka kätte saab. Enne kui hakkame ronima mäe otsa, kus asub kuulus Ruhnu tuletorn, leiame jalamilt paku, kuhu saab naela sisse lüüa. Miks mitte siis sellist suurepärast võimalust ära kasutada? Siin, näete, on naelad. Ja siin, nagu te näete, on siis koht, kuhu naela sisse lüüa. Et ega tegelikult sellel tööl mingit nagu praktilist väärt polegi. Et siin lihtsalt saab lüüa naela sisse. Et kui sa oled kontoritöötaja, näiteks istud kontoris ja mõtled, et ma ei oska nagu oma kätega mitte midagi teha. Siis tuled siia Ruhnu, ütled seal naela, selle haamri ja lööd naela, näed, kenasti sisse. Ja kui sa oled seda teinud, siis sa tunned, et sa oled oma kätega midagi ära teinud. Et mina tahan alati asju võidu peale teha. Võtsime mingi hea koha.
mööda. Ruhnu tuletorni näol on tegemist Eesti kõige lõunapoolsema tuletorniga. 1877. aastal ehitatud ja 2021. aastal täielikult renoveeritud roostepunane tuletorn paikneb Ruhnu idaosas, saare kõrgeimas punktis. Laterna ruumi ja rõduga tugipiilaritega raudtorni kõrgus jalamist on 40 meetrit ja tule kõrgus merepinnast on 65 meetrit. Kaua oli levinud arvamus, et Ruhnu tuletorni projekteeris Gustave Eiffel, kelle kuulsaim projekt on Eiffeli torn. See arvamus põhines eeldusel, et Eiffel töötas 1875. aastal Le Havre'i ettevõttes, millelt tuletorn telliti. Eesti Transpordiameti navigatsioonimärkide andmekogu järgi oli aga Ruhnu tuletorni projekti autor L.E. Lecointre, mistõttu ei saanud see olla Gustave Eiffel. Ent kohati mööndakse siiski Eiffeli võimalikku autorlust, märkides, et selle kohta puuduvad lihtsalt kindlad andmed. Kahjuks on sellel korral torniuks lukus ja sisse ei pääse meist mitte üks mees, küll aga leiame omale järjekordse transpordivahendi. Maanteeameti andmetes selgub, et probleeme on olnud korrudeerunud poritiibadega, aga muidu on pill igati aus. Meiega sõidab sadama poole kaasa ka üks lõbusas tujus hiidlane. Talli kõige tõrgem saarlane. Jaa, aga see ka, et ma ei tea, kas vastu tööle, aga ma kuulsin, et te olete kõvad spordimehed seal, et eelmine aasta tehti uus Hiiumaa 100 meetri jookse rekord, 72 meetrit. Ja ma hakkasin mõtlema, et mis seal otsa sai, kas sai jõudad või saar, aga ma kahtlusin seda viimast. Regatiga samal ajal on Ruhnus käimas ka Ruhnu rahu nimeline festival ning täna on meil plaanis minna ka ühte kontserti kuulama, aga ennem seda saab pillimäng kõlama juba sadamas. Ahoi! Ja sina oled Juhan ja mina olen Jaan. Ma postid ma pikka liia. Ja sina oled Juhan ja mina olen Jaan. Kõik ära ma postid ma pikka liia. It is just an invitation. Pikalt me festivali melust osa ei võta ja katsume juba enne südaööd magama, kuna homme on ikkagi tähtis päev ja pikk kodutee ees ootamas. No nii, tere hommikust teile. Pühapäev, 25. august, kell on 8:28 ja nii nagu kõik võimalikud eilsed ennustused näitasid, siis on täna tulemas väga tuuline päev ja asja eelis on tuule suuna mõttes see, et kui siit hakata nüüd Saaremaale parvetama, siis tuul on tagant poolt, ehk siis purjetamise mõttes saaks nagu hakkama. Ja vahepeal räägite sellest ka, et võib-olla kui võistluskorras minnakse, siis tehakse niimoodi, et sõidetakse siis ainult eest purjega, nii-öelda, et neid keskmisi suuri purjesid, mis on nii-öelda masti küljes, et neid üldse ei kasutata. Küll aga selle tuule suunaga on üks päris tõsine probleem see, kui me tahame sadamast välja saada. Nimelt siis lained tulevad otse siia sadamasse sisse. Ja kohe ma näitan ka, et kuidas see välja näeb. Kui sisemaa inimesed vaatavad, et oi, täna on väga soe ilm, et saab nagu nautida kuni 30 kraadi soojulvas, siis tegelikult mere peal on see laine ikka päris raju. Nii, keeran korra kaamerat.
ja sadama sissesõidule need lained lähevad nii palju suureks, kui siit nüüd väga suure hooga nagu sadamast välja sõita, siis vahepeal on mootor, mis purjeka taga on, tuleb veest välja, peate hoo kinni ja kuna lainevool on niivõrd suur siin nii-öelda koridori vahel, siis võib purjeka kohe nagu tagurpidi tagasi lükata. Halval juhul keerab purjeka 90 kraadi külili nagu suunaga ja siis sa tuled siit nii-öelda ei tea, kuhu lähed, võid siia kivid otsa minna. Praegu tuul on päris kõva ikka. Et ühesõnaga me nüüd veel ei tea, mis me teeme. Ahto siin ennem käis uurimas ka targemate käest ja uuris ka sadamakapteni käest, et mida sadamakapten siis arvab, et kas sellise tuulega saab siit välja või mitte. Sadamakapten igatahes ütles, et tema väikese purjekaga ei tahaks riskima hakata. Et peame veel natuke nõuvel, et võib-olla tsipa vaiksemaks, mitte oluliselt, aga läheb täna päeval kusagil kella 3 ajal, mis tähendab seda, et kui me siit mingisugune 6-7 tundi tagasi purjetame, et siis me jõuame tagasi tegelikult ikkagi jällegi pimedas. Aga noh, eelmise kava järgi kell 10, pooleteise tunni pärast peaks start olema mere pealt, siis ajasõiduga Roomassaarde, eks vaatame, mida võistlusjuht otsustanud on, et kas see start siin täna tuleb siis või mitte. Kell 10 toimub sadamas kaptenite koosolek, kus koos võistlusjuhiga võetakse vastu otsus, et aja peale sõitu täna ei toimu, kuna meri on tormine ja tuul kipub puhuma üle 15 meetri sekundis. Võistlusjuht annab teada, et koju purjetamise otsuse peab iga meeskond ise vastu võtma. Ohutum on jääda veel üheks päevaks Ruhnu saarele tormivarju. Suuremad purjekad käes olevat pilti liiga tormiseks ei pea ja hakkavad sadamast välja murdma. Meie vaatame nende minekut pealt ja peame vaikselt plaani. Kell on saanud nüüd täpselt 1:30 ja vahepeal siis on nii palju mõtteid olnud, enamus suured on siit välja pressinud, aga sealt muuli vahelt nii-öelda ikkagi see laine on päris suur, et meie siiamaani ei ole jõudnud või ütleks, ei ole julgenud siis minna, aga siin mõnede saarlastega veel vaatame, et kella 2 ajal peaks tsipakene tuul vaibuma, et äkki proovime siis siit muuli vahelt välja pressida ja ikkagi Saaremaa poole ajama saada. Õhtupool on see, et tuul hakkab natukene siis meile külje pealt ka tulema, aga loodame, et siis päris vastu ei ole, et saame ikkagi Kuressaare jahisadamasse ära. Ja ideaalis, kui me hakkaksime 2 liikuma, siis on mingi 7 tundi sõitu, et jõuaks kella 9 õhtul kohale ja see tähendab siis seda, et enam-vähem päikese loojangu ajaks peaksime kohale jõudma ja päris pimeda peale see sõit nagu jäägi. Aga nüüd ongi, et pool tundi veel ja siis peame uuesti natukene plaani siin teiste jahtidega, et meid on 4 tükki praegu, kes siis ootavad seda kella 2 nii-öelda väiksemat auku, et äkki saame siis liikuma. Kell on saanud nüüd 2:30 ja oleme hetkel jätkuvalt Ruhnu saare peal, ootame tuule vaibumist, mida tegelikult ei ole siiani olnud. Et kui me plaanisime kella 2 koosoleku teha, siis kell 2 ei olnud põhimõtteliselt mitte midagi tegelikult muutunud võrreldes sellega, mis siis hommikul oli. Küll aga nüüd Saaremaa noored purjetajad Marise pealt on otsustanud ikkagi siit muuli vahelt nii-öelda välja pressida. Nendel on paadi põhjas päramootor, kõigest 2,5 hobujõudu, väga väikese tiivikuga. Et tulen siia muuli vahele nüüd vaatama, et juhul kui nemad peaksid oma pisikese mootoriga siit välja saama, siis loodame, et meie saame Ahtoga ja purjekas tüdrukuga ka 5 hepase päramootoriga, mis istub siis täiesti paadi tagaotsas ka välja. Aga no vaatame, kuidas siis Marisel läheb. Et kui siit vaadata, siis ikkagi need lained, mis siia sisse tulevad, on sellised päris suured ja see nii-öelda veevool on siin väga kiire, et võib siis tekkida see probleem, et mootor ei jaksa lihtsalt siit veevoolust kiiremini jahti nagu välja vedada. Et siis ongi, tuleb sealt eemalt kohe nii-öelda gaast põhja panna, väga suure hooga tulla. Ja Marise poisid siis ka mõtlevad, et tõmbavad siin augu vahel juba eespurje ka välja, et eespuri natukene aitab siis kiirusele kaasa.
aga kuna laine on suur, siis just meie Ahtoga päramootor ilmselt siin poole laine peal hüppab aeg-ajalt välja ja no see tähendab kohe, et purjekas võtab oma nii-öelda kiiruse maha. No nii, Maris tuleb üks kõige väiksem purjekas siin regatil, Saaremaa noored poisid siis peal. 2,5 hepase mootoriga. Saame siis näha, kuidas nad lähevad siit. Hoog on küll ikka päris pisikene. Nii, aga saavad purje kaasa. Vaata, kas see puri aitab neid päris palju. Ja nendel vist vedab, et suurt lainet isegi ei tule. Kuna nüüd said Marise poisid ilusasti sadamast välja, siis pikemalt mõtlemata hakkame meiegi liikuma. Tegemist on kindlasti väga äreva momendiga, kas õnnestub või mitte. Muuli vahelt tuleb suur laine ja see võib meie päramootori veest välja tõsta, mis peatab ka koheselt hoo kinni ja järgmine laine võib meid lükata kus iganes suunas. Nii, gaas on põhjas. Väga hea. Ütleme nii nagu... Ja, ma keeran siit paremale selle asja juurest. Jah, vaata, et see liiga lähedalt minna kivitab. Aga põhimõtteliselt on hästi, jah. Ja siis mootorit ka, et see ei lähe. kas me katsume augu keskelt minna või sipa paremalt? Pigem sipa paremalt, jah. Praegu pole nii hullu läinud. Ja suur laine tuli. Nii, keeran. Nii. Suur laine. Nii. Ja lähme siit eemale veel. Ja mootori keeras ikka viltu, aga ma sain otseks selle. Mootori käinud keest, mitte korda käidas. Ei käinud, jah? Praegu ma arvan, et võin vist järgi anda seda, on ju? Jaa. Nii on järgi anda ja lahti kerida ka. See kõik siin tundub nii väga ilus, aga järgmisel hetkel jõuame Ruhnu saare nurga tagant välja avamerele ja koheselt ründab meid väga-väga tugev tuul. See tuleb nii kiiresti peale, et me ei jõua isegi veekindlamaid riideid selga panna, enne kui juba täiesti ligedaks saame. Lained muutuvad mitmemeetriseks. Meil veab ja jõuame kiirelt oma põhipurje kokku pakkida. Sama hästi ei lähe aga ühel teisel saarlasel, kes on hetkel täiesti üksinda Saaremaa poole liikumas ja meist veidi varem startis. Ühel hetkel kuuleme raadiost Mayday, Mayday, mast läks pooleks. Ja selgub, et tema oma põhipurje ei jõudnud üksinda alla tõmmata ja tugeva tuule jõud on teinud oma töö ehk purjepaadi mast on murdunud. Talle kiirustab appi Saaremaa vabatahtliku merepääste seltsi Ruhnu üksus ja õnneks lõpeb kõik õnnelikult ja keegi viga ei saa. Tema purjepaat transporditakse tagasi Ruhnu saarele. Kui see oleks kiirus hakkab näitama. No peksi lahti selle sodi. Ma panen praegu siukses suunas, mis on nagu... Kurat küll.
6,1. Püksid on nagu täiesti ligemärjad. Vahepeal suhtleme Saaremaal asuvate tuttavatega ja anname teada, et ilm on muutunud aina tormisemaks. Ärevaks teeb olukorra see, et järgmisel hetkel kaob nii mobiili kui ka internetilevi ja me ei saa kodustele teada anda, et meiega on ikka kõik korras. Merel selgub, et meil ei ole võimalik Kuressaare poole enam liikuda, kuna tuul puhub liialt vastu. Ja võtame vastu otsuse sõita hoopiski Kõiguste sadamasse ning muudame oma kurssi. Lained suurenevad ja aeg-ajalt tuleb vett nagu ämbriga kaela. Mul on peal küll kilejope, aga isegi see ei pea vett ja olen kuni T-särgini täiesti lige. Kui ma praegu videot vaatan, siis laine siit nii suur ei paistagi. Suur lainurk-objektiiv teeb tormi ikka palju rahulikumaks. Tuult justkui väga palju pole, aga see laine on tohutu, vesi käib kogu aeg üle pea ja riided on märjad, aga üks positiivne asi on see, et see vesi, mis siis üle pea käib, on tegelikult väga soe. Võimalik, et see lihtsalt väike adrenaliin on ka sees, et see lihtsalt tundub selline väga soe, aga loksutab päris rajult ikka. Ega sellest rääkimisest siin suurt midagi välja tule. Kui juba enne vaatasime, et tuul peaks 5 tunni pärast vaibuma, siis nüüd on see aeg ka kätte jõudnud. Ka lained on veidi väiksemaks jäänud, mis tähendab, et saame endale ka päramootori appi võtta ning suuna ikkagi Kuressaare poole tagasi keerata. Samas oleme õigelt marsruudilt päris palju eemale liikunud, mis tähendab, et kodutee saab olema pikk. See video võib-olla tundub, et oleks justkui poole pealt otsa saanud. Tegelikult me jõudsime ikkagi ilusasti koju ja tulimegi otse Kuressaare jahisadamasse välja. Kui me alguses vaatasime, et tuul on Kuressaare poolt liialt vastu ja me kuidagi moodi ei saa siia jõuda, et keerame suuna Kõiguste peale, siis mida aeg edasi, seda vaiksemaks jäi tuul ja seda väiksemaks jäid ka lained ning saime endale lõpuks päramootori appi võtta. Peale seda rullisime esipurje kokku ja tulime lihtsalt päramootoriga tagasi Kuressaare jahisadamasse. Kuna me olime ka Kõiguste poole juba päris palju liikunud, siis tähendas see seda, et me tegime üsna suure ringi sisse. Ja Kuressaare jahisadamas vaatasin kella, see näitas 1:45. Ehk me jälle taas jõudsime täiesti kottpimedas, läbi külmunud, läbi märjad. Ja ühtekokku siis Ruhnust tulek Kuressaarde võttis meil aega 11 pikka tundi. Sadamasse jõudes oli minu ainukene eesmärk jõuda lihtsalt kiiresti koju ja kuuma duši all, et saaks natukene sooja. Järgmisel päeval läksime ja korjasime ka purjeka pealt oma asjad kokku. Oli ju seda loksumist niivõrd palju, et kõik meie kotid ja asjad olid lennanud lihtsalt purjekas nii-öelda sinna vahekäiku hunnikusse. Ja järgmisel päeval ka teised saabusid siis tagasi, kes oli läinud Kõiguste sadamasse ja tuli tagasi ka purjelaev, mille mast murdus. Ta siis sidus selle masti kokku ja tuli terve tee mootoriga Ruhnust Kuressaarde tagasi. Aga päris kindlasti see Ruhnu regatt minul viimaseks purjetamiseks ei jäänud. Mulle tohutult meeldib see purjetamise teema ja päris kindlasti ma usun, et uusi videosid ka sellel teemal veel tulema saab.